Ja mina olen Mirjam Muinsuskaitseametist ja tänasteks külalisteks, meil on 2 külalist täna, Sille Talvetunt alustab siis ja räägib meile voorudest ja mida silmas pidada, kuidas üldse voore leida ja nii edasi. Ja siis peale Sillet esitlust võtab siis sõna Maris, kes räägib oma kogemusest, kuidas Linnamuuseumis seda hanget taotlust täideti ja kuidas nad kõik koos oma grupiga käisid väljapool õppimas teiselt muuseumilt. Ja kuule, Sille, aga ma jätan sinu enda tutvustuse sulle, sest et Sille on kirjutanud väga palju projekte, suuri projekte ja tal on kindlasti meiega väga palju mõtteid jagada. Ma ei tea, kui palju tunni ajaga jõuab ära teha, aga alati saab ju küsida juurde ja vaadata, kus meil puudu jääb ja siis juba sealt edasi liikuda. Nii et tere tulemast, Sille! Suur tänu, Mirjam, ja tere kõigile! Tänud niisuguse tutvustuse eest, aga jah, et ma tõesti olen siis nüüd viimase 25 aasta jooksul koostanud ikka võrdlemisi palju projekte ja peaaegu eranditult teen mina ikkagi rahvusvahelisi projekte. Ehk väga suured erandid on siis, kui ma võtan ette nii-öelda Eesti siseriiklikud allikad. Aga ma panengi peale võib-olla siis oma ettekanne ja see on siis jaotatud mul 2. Ma kõigepealt siis räägin üldisemat juttu ja siis näitan teile ühte tabelit, mis ma arvan võiks teil olla abiks igasuguste siis mõtete nii-öelda testimisel, kas kuskile allikasse see sobiks ja võib-olla ka siis seda, et millist ajaraamistikku seal oleks vaja silmas pidada. Kui hästi ma... Nii. Millegipärast ma ei saa kenasti siin praegu panna present view endale, et siis ma pean kasutama seda. Kas ta sulle edasi läheb või, Sille? Edasi läheb? Ja. Okei, väga hästi. Aga põhiline asi, mida ma siis alati kuulen kõikidelt, et raha on alati vähe. Seda ma kuulasin teie eelmise korra vestlust, siis ka seal tuleb välja ikkagist, et raha on vähe, soove on väga palju, ideid on väga palju ja siis selles maailmas tuleb natukene siis nii-öelda liigelda. Ja kõik algab tegelikult sellest, et milline on teie enda idee. Ehk siis, mida te soovite saavutada, see tuleks ise endal väga palju selgeks teha. Enne kui te üleüldse mingisuguse rahastamise allika valiku juurde hakkate minema. Te peate ise olema kuidagi väga selged, ka ise endal selgeks tegemise, et mis asi see on, mida te soovite saavutada. Et hästi keeruliselt ei suuda te seda selgeks teha ka oma võimalikele partneritele ja kindlasti mitte ka rahastajale. Ja tulemused peavad olema konkreetsed. Ehk siis, ja mis tuleb endale väga konkreetselt selgeks teha, nagu ka Sander ja Patrik ja Agnes eelmine kord ütlesid, et te peate ise ka selgeks tegema väga konkreetselt, mida rahastaja soovib rahastada. Ja veel üks väga oluline asi on see, et musta nagu valgeks ei ole võimalik teha. Et must on must ja valge on valge. Ehk siis ma olen ise ka mitte ainult kirjutanud projekte, vaid oma elus ka hinnanud neid meeletult palju. Et mina kui hindaja näen alati võrdlemisi kergesti kohe alguses ära, kas on see nii-öelda liialt ümber kirjutatud rahastaja soovile või siis on tegelikult tegemist selle asjaga, mis väga kenasti nii-öelda sobib sellesse allikasse. Mis on veel väga oluline endal selgeks teha, on siis tingimused selles mõttes, et kui palju on vaja panna sisse raha ja kui palju ja kuidas see raha liigub. Ehk siis väga tihti tehakse endale väga suur karuteene just rahavoogude seisukohalt, arvates, et väga tore, ma tahan seda teha,
aga siis lõppkokkuvõttes on see, et tulevad suured probleemid konsortsiumis, sellepärast, et kellelgi siiski ei liigu rahad niimoodi, nagu rahastustingimused ette näevad. See võib kaasa tuua väga suured pahandused ja ka tegelikult nii-öelda projekti mingisuguses osas ka raha tagasimaksmise. Et sellega ma lihtsalt tahan öelda, et peab olema ka väga selge iseenda võimalustest. Ma täna natukene vaatan, kuigi me räägime Euroopa Liidu programmidest ja allikatest, siiski ma olen proovinud teha niisuguse laiapõhjalise analüüsi, et millised allikad teile sobida võiksid. Ma vaatasin ka läbi selle, et millest te ise olete osa võtnud, nii et te päris paljusid allikaid teate, aga samas ega seal väga palju ka eelmine kord vastajaid ei olnud, aga siiski ma eeldan, et teil on kogemus päris hea olemas. Mis on nüüd riigieelarveliste vahendite juures, kui me räägime siseriiklikest allikatest, on riigieelarvelised vahendid on alati hästi kerged kasutada. Seal on tingimused on oluliselt kergemad, sellepärast nad ei pea minema vastavusse Euroopa Liidu tingimustega. Bürokraatia on tavaliselt väiksem ja tihtilugu ka tagasinõude võimalused on peaaegu olematud. Ehk siis selles mõttes on eksimusvõimalus on nagu suurem. Kui me räägime siseriiklikest Euroopa Liidu vahenditest, siis me räägime hoopis millegist muust, sellepärast seal on ikkagi reeglid juba väga ranged. Aga mis on väga tore, on see, et praegusel juba programmeerimisperioodil ja ka järgmisel programmeerimisperioodil me väga konkreetselt liigume nii-öelda lihtsama elu suunas, mis tähendab siis, kui te loete taotlusvooru tingimusi ja seal on sees kindlasummalised maksed, siis see tähendab seda, et te saate selle raha endale igal juhul, mis on toetusega ette nähtud, kui te toote tulemuse koju. Kui te tulemust koju ei too, on asi kehva. Kui te teete seda odavamalt ära, siis te võidate. Kui teil tuleb tulemuse koju toomine kallimalt välja, siis te kaotate. Et niisugused asjad on kindlasti vaja nii-öelda ka endal jälle meeles pidada. Siseriiklikud allikad üldjuhul siis ei eelda partnerite kaasamist, vaid saab teha oma asja nii, nagu mina ise tahan. Kuid üha rohkem ja rohkem soovitakse siis teiste kas asutuste või organisatsioonide kaasamist või selle näitamist, et kuidas te siiski teie mõju ja kõik on natukene suurem. Et sellega, et üldjuhul on siseriiklikud allikad kergem, oma enda soovile tulenevad, ja kindlasti ei ole ka taotlusvormid ei ole nii keerukad kui Euroopa tasemel. Kiire ülevaade sellest, et siis mis need võimalikud siseriiklikud allikad on, et üks on siis liider ja kohalike omavalitsuste toetused. Liider tegevusrühmad väga palju annavad niisuguste väiksemate näituste, ekspositsioonide tegemiste jaoks raha. Neil on väga konkreetsed oma siis ka tingimus, mis ei ole väga nii-öelda mahukad. Jälle taotlusvormid on võrdlemisi kerged. Aga kindlasti tuleb siis arvestada sellega, et te peate just tooma selle kasu sellesse konkreetsesse piirkond. Ma igaks juhuks ütlen ka, et liider on siis on 26 või oli enam 26, võib-olla natuke vähem tegevusrühma üle Eesti, kes siis vastavalt oma siis piirkondlikele prioriteetidele annavad välja raha. Nii et võib mõelda nende peale ka. Siis on muidugi Eesti Rahvakultuuri Keskus. Seal on olemas nii Vana-Võrumaa, Setomaa kui siis Peipsiveere pärimuskultuuri jaoks summad, mis ongi mõeldud just selle konkreetse siis kultuurilise ja keelelise eripära, siis tavade ja igasugu asja nagu säilitamiseks, hoidmiseks, et kui me mõtlen nagu muuseumite peale ja kui teil on plaanis mingisugused näitused sellised, siis te võiksite, miks mitte selle peale ka mõelda. Siis kui me vaatame nagu natukene täpsemalt, et me ei lähe nagu piirkondlikuks, vaid vaatame siis nagu valdkondlikult, et Kultuurkapital, väga paljud teid märkisid, kulkast olete raha saanud, aga sihtkapitalide toetused on
on täiesti kenasti saadaval ja ma toon teile nüüd ühe näite, et ma olen 4 aastat ka toetanud Kultuuripealinna Tartu 2024 kõiki projekte nende rahade saamisel ja kuulsin väga konkreetselt aastal 2021 ja 2022 seda, et ei, Kulkast me kindlasti raha ei saa. Et nagu tasub täiesti ära unustada. Ja kui ma tegin nüüd väikse kokkuvõtte selle kohas, et palju siis Kulkast raha sisse toodi, siis see oli 700 000 eurot. Nii et see mõte, et kindlasti raha ei saa, selle võib täiesti rahulikult ära unustada, kui on mingisugune konkreetne asi, mis sinna tegelikult väga hästi sobib. Nii et pigem ma julgustan vaatama laiemalt, mitte jääma kinni sellesse, et kindlasti ei saa. Siis on meil siis EIS, mis on siis endine EAS ja seal on siis võimalik saada raha konverentsideks, sündmusteks ja kuulsin ka seda, et te rääkisite eelmine kord sellest digitaliseerimisest ja sellest, et kas teha midagi koos, siis see on konkreetselt lahti ka siis tarkvarade liitumis- ja liidestamistoetud, sealjuures ka muuseumite avatud. Nii et täitsa olemas. Vaatan pärast neid tingimusi natukene laiemalt ka. Siia proovisin sisse tuua niisuguse lihtsalt suure pildi. No loomulikult Kultuuriministeeriumi puhul muuseumite kiirendi, mina tean sellest kõige vähem, teie olete selles nagu kõige suuremad spetsialistid, aga ka Eesti kultuurmaailmas on asi, mida tegelikult ka kasutati Kultuuripealinna raames väga paljude kultuuriasutuste poolt ja seal on ka rahvusvahelised sündmused ja mis veel ei tasu ära unustada, on see, et kui te olete saanud näiteks Loov Euroopast raha, et siin päris mitu oli, siis üks kord aastas on võimalik siis küsida Kultuuriministeeriumist kaasfinantseerimise katmiseks raha. See on niimoodi kenasti, on küll infopäevad ja kõik tehakse, aga ikka siiski ei ole sugugi mitte kõikidele partneritele teada, et niisugune võimalus on. Keskkonna puhul täpselt samamoodi, ka te eelmine kord rääkisite natukene Keskkonnainvesteeringute Keskusest, aga kui vaadata nüüd seda muuseumite poole pealt ja kui te tahaksite midagi teha, siis selleks on õpilaste teadlikkuse suurendamine, see on praegusel hetkel kinni ja keskkonnateadlikkus ka, mis avanevad korra ja need ei ole praegusel hetkel avatud, aga nad tulevad tagasi, nad on iga aastased, et sellepärast ei tasu väga muretseda. KÜSK-i kodanikuühiskonna sihtkapitali tasub vahepeal vaadata, eriti võib-olla ka selles suhtes, et kui tulevad jälle uued kodanikuühiskonnale suunatud rahad, ka Norra rahadest ja mujalt, aga see on nagu tuleviku muusika. Nii palju siis Eestis sisestest asjadest, aga kui me läheme nüüd rahvusvaheliste allikate juurde, siis siin tulevad sisse hoopis teised tingimused. Nagu ka mainis Patrik ja ka Agnes rääkis, et kindlasti on vajalik sellisel juhul piiriüleste partnerite olemasolu. Mis tihtilugu tähendab tegelikult seda, et te peate tegema seda, et kas siis oma mõtet natukene kohandama, või võtma siis lisakohustusi. Ja miks on vaja siis lisakohustusi on sellepärast, et raha antakse siiski siis, kui on näha väga konkreetne Euroopa ülene mõju. Siin oli ka minu meelest eelmine kord oli teil juttu sellest, et mis see European level, aga see tähendabki seda, et peate väga konkreetselt ära tõestama taotluses, et see tegemist ei ole paralleelasjadega ühes või teises või kolmandas kohas, vaid koos luuakse midagi. See ei tähenda, et ei saa enda juurde midagi tekitada, aga kui me räägime mingisugustest näitustest või õppeprogrammidest või millest iganes, siis see sinna, see sisend peab tulema kas läbi siis õppimise, kogemuste vahetuse,
ekspertiisi, mis tuleb kuskilt mujalt. Aga see tihtilugu tähendab seda, et kui te tahate midagi teha, siis tegelikult te peate seda laiendama, seda ampluaad, te peate pikendama perioodi ja sellega lihtsalt tuleb arvestada. Teine asi on muidugi see, et oluliselt rangemad reeglid ja mahutam taotlusprotsess. Kuigi ma peaksin ütlema ka seda, et me praegusel hetkel peaaegu kõik uued taotlusvoorid on nii-öelda lampsam taotlusvoorud, mille korra mainis ka Agnes eelmine kord. Ehk lampsam taotlusvoor tähendab seda, et kogu teie eelarve hindamine käib jälle ära taotluse tegemise või taotluse hindamise raames. Pärast tuleb see raha jälle lihtsalt nii-öelda kindlasummalise maksena, nagu ma enne märkisin, ja te peate tulemuse koju tooma. Aga taotlusprotsess ja taotlusvormid on hoopis midagi muud. Korraks ka teile seda näidati. Ja võtab aega. Ja mis on veel hästi oluline, et selle tegemise juures tuleb hästi põhjalikult arvestada ajakuluga ka selles mõttes, et kindlasti on olemas keele- ja kultuuribarjäär. Osad inimesed töötavad ühtmoodi või nii-öelda osad rahvused, teised rahvused teistmoodi. Ja sugugi ei pruugi kogu informatsiooni kätte saada õigel ajal ja sellest, ja mitte frustreeruda sellest, et see ongi elu, siin ei ole mitte midagi teha, vaid võtta rahulikult, kui on piisavalt aega endale jäetud, siis selles suhtes nagu mingisuguseid suuremaid probleeme ei ole. Nüüd ongi see, et on olemas niisugused valdkonnaülesed, mis on hästi laiad, kuhu võib sisse minna ja leida siis endal sobiva rahastusallika ja nendest on siis Interreg, mis ongi siis koostööprogrammid, sellest rääkis Patrick eelmine kord. Siis on CERV, see on siis Citizens, Equality, Rights and Values, ehk see on siis mõeldud väga palju kodanikuühiskonna jaoks. Horizon Europe, millest sai ka räägitud ja siis ka on teisi palju muid, kuhu võib olla kunagi mingisugune oma idee sobiks. Ja mis on veel praegu head, et just allkirjastati ka Norra ja Liechtensteini ja nende finantsmemorandum, ehk siis raha oli ennem otsa saanud, aga varsti tuleb ka Norra raha ja see tavaliselt on suunatud kultuuri ja selle koostööle ka, et sellele võiks siis nüüd vahepeal pilgu peale heita, kas on midagi avanenud või mitte. Erasmusest sai räägitud, et Erasmuse puhul on siis väga erinevad need, kui me räägime õpirändest, siis see on kas noorsootöötajatele, haridustöötajatele, täiskasvanuharidusega tegelejatele, kutseharidusega tegelejatele. Ehk siis õpiränne väga mitmes erinevas valdkonnas ja põhimõtteliselt see tähendab seda, et kui teie asutus, muuseum tegeleb mingisuguse haridusliku tegevusega, siis ja te tahate minna kuskilt õppima, siis võimalus on täitsa olemas. Ja mis puudutab siis Erasmuse koostööprojekte, täpselt samasugused valdkonnad, et me räägime noored, üldharidus, kutseharidus, täiskasvanuharidus ja nii edasi, ja väiksemahulised koostööprojektid võib ka teha ise, mis on siis see erisus Erasmusel, aga suuremahuliselt siis kindlasti on vaja ka partnerlust. Me jälle korraks ma näitan teile pärast täpsemaid tingimusi ka, aga see on niisugune üldine lähenemine. Ja kindlasti, mida ei tohi ära unustada, on siis Põhjamaadelt tuleb raha. Ja nad annavad mobiilsuse jaoks, noorte jaoks, kultuurivaldkonna arendamiseks, võrgustumiseks ja muuseumid on väga konkreetselt seal muuseumite või sarnaste institutsioonide jaoks on seal täielikult võimalused olemas. Kui teil on olemas väga head partnerid Balti riikidest, siis on olemas ka niisugune asi nagu Balti kultuurifond, mis annab raha üks kord aastas. Ja loomulikult siis Loov Euroopa, mis siis annab raha koostööks, kas siis väikese, keskmise või suuremahulisteks koostööks, aga jah, keeruline,
keeruline nii-öelda allikas. Aga väga kerge ellu viia, raske raha saada. Ennem kui me siis jõuame minu teise materjali juurde ja võib-olla niisugust praktilisemate asjade juurde, ehk siis mida ma siis olen õppinud oma nende aastate jooksul. Ehk siis üks on siis see, et eesmärk peab olema ühiselt kõigile arusaadav. See tähendab, et ei ole see, et mina arvan, et me teeme näitust ja minu partner Soomest arvab, et me koolitame ja nii edasi. Me peab olema väga konkreetselt selge, mis meie eesmärk on, kuhu me siis jõuame. Kõik peavad olema valmis võtma vastutust. Ja see tuleb tegelikult välja ka sellest, et kuidas partnerid taotluse kirjutamise ajal juba toimetavad. Ma küll saan aru, et Agnes ütles eelmine kord, et sai rahaprojekt, kus oli täitsa, et oi ups, et üldse ei olnud, et igaks juhuks panen sinna omad asjad sisse ja näete, kõik tuligi väga hästi välja ja partnerid oli tore ja konsortsium töötas väga hästi. Aga üldjuhul, kui on jama, siis on jama ka edaspidi. Kui ei ole jama, kui kõik kuidagi on nii-öelda entusiastlikult asja juures ja tahavad asja ära teha, siis ka ei ole jama. Kui me räägime Euroopa Liidu siis koostööprojektidest, siis hästi oluline kaasamine. Et kaasamine peab toimuma nagu kogu aeg ja eriti oluline on see kaasamine teha ära väga palju juba taotluse tegemise ajal. Sellepärast pärast hakata selgeks tegema, et ei, me hoopis arvasime, et te teete seda, siis sellest tuleb paks pahandus. Ja samas on ka see, et mida rohkem te omavahel räägite, mida rohkem ma näen, näiteks ma näen Mirjamit siin praegu ja ma vestlen taga, siis seda suuremaks või tasapisi suureneb usaldus, kui nii-öelda kokkuleppeid täidetakse kõik see, aga usaldus on koostööprojektide juures ülioluline komponent. Ilma selleta jälle ei saa. Planeerimine. Tihtilugu hakatakse projekti kirjutama viimasel minutil. Viimasel minutil projekti kirjutamine on täitsa okei, kui esiteks oled ülikogenud, teed ainult oma asja, sul on olemas partnerid, kellele sa võid kohe öelda, et kuule, me läheme niimoodi ja me teeme niimoodi, ärge vastu vaielga ja kõik on korras. Aga üldjuhul jälle tuleb ikkagi alustada varakult ja see ka on üks minu konkreetne õppetund. Sa võid mida iganes arvata, et okei, me teeme ära selle planeerimise 6 kuuga, seepärast meil on kohutavalt palju aega. Lõppkokkuvõttes on ikka sul tunne, et sellest jäi puudu, ikkagi peab kiirustama. Nii et võtke endale ette alguses see ajakava, mis te arvate, et on peaks nagu minema selle jaoks, siis pange sinna see koefitsient 1,5 juurde, et see on. Ja eelarve planeerimine peab olema hästi realistlik. Ma olen korduvalt sellises olukorras, kus mu juhitatavates projektides inimesed ütlevad, et ups, tegelikult see maksab nii palju. Aga kui me kirjutame seda projekti ja siis, kui öelda, et nii, kas see summa on sobiv? Ja, peaasi, et ma projekti sisse saan. Aga pärast on väga suur jälle pahandus, peab jamaga tegelema, ehk siis eelarve planeerimine ka teie enda poolt peab olema väga lihtsalt. Te ei taha olla sellises olukorras, kus teil pärast tegelikult raha ei ole, te peate tulemusse koju tooma. Ja nagu ma ütlesin, et stiilid on erinevad, kultuurid on erinevad ja veel on üks täiesti kuldne reegel. Eeldada ei tohi mitte kunagi mitte midagi. Mitte midagi. Ma eeldan, et ta arvab nii, on täiesti vale. Ehk siis alati küsida üle ja siis ongi nagu asjad oluliselt rohkem korras. Rahastaja soovid, siis nagu sai ennem ka öeldud, et reeglitest peab saama lõpuni aru. See tähendab seda, et lugege läbi alati taotlusvooru see nii-öelda call document või siis Eesti on määrus, ehk te saaksite aru,
lõpuni, mis reeglid on. Jälle on, ma räägin teile pärast ka ühe siis kogemusloo sellest, kuidas juhtpartner ei loe läbi taotlusvooru reegleid. Aga, ja veel üks asi on see, et nagu ka see eelmine kord soovitus ja ma seda tahan kindlasti veel alla kriipsutada, et maksimaalselt kasutage ära rahastaja kontakte. Praktiliselt igal programmil on olemas oma nii-öelda kontaktinimene, väga paljudel on olemas Eestis oma kontaktinimene, väga paljud võimaldavad konsultatsioone. Ehk siis te kunagi, vahepeal on niisugune, et inimesed mõtlevad, mis ma ikka küsin, et võib-olla on nagu rumal, et ma ikkagist arendan selle idee ilusti lõpuni ja siis teen taotluse ära. Rumal arvamus sellepärast, et ei ole saada nende käest mingit nippe ja asju on lihtsalt nii suur väärtus, et sellega lihtsalt tuleb tegeleda. Ja alati tuleb siis otsustada, kas te tahate ise seda juhtida või siis olla lihtsalt partner. Ja siis ei tohi ära unustada, et juhtpartner vastutab tegelikult kõige eest ja nagu ma olen ka eelnevalt öelnud, et kommunikatsioon on vajalik, aga siin on nüüd paar nüanssi. Miks näiteks mina isiklikult tahan alati olla juhtpartner? See sellepärast, et tegelikult olen sellisel juhul mina see, kes tellib suure osa muusikast. Ehk siis ma saan alguses panna oma üldised mõtted ja ideed kirja nii, nagu ma tahan. Ja sellisel juhul see on puhtalt ka psühholoogiline, et inimesed siis peavad tulema sinu selle suure üldisema ideega kaasa. Ja seetõttu see ongi minu eelistus, miks ma soovin olla juhtpartner. Aga samas, kui teil on väga konkreetselt, keegi teeb teile partnerlusettepaneku ja see teie idee sinna väga kenasti sobib, siis partner olemine iseenesest on oluliselt kergem. Et see on ka väga suur valik vaja teha, et mis siin teha või kuidas edasi minna. Nii, aga selleks, et siis vaadata, kust mida kasutada, olen ma teinud siis niisuguse asja nagu niisuguse maatrikstabeli. Ma proovin siis natukene suuremaks panna. Kas te natukene näete? Või on see, teen veel. Tee veel suuremaks, aga ma arvan, me saame kõik oma arvutis ka suurendada. Peaks olema see plussmärk seal all, et me Sille Talvete juures peaks olema plussmärk, et saame kõik suurendada endal ka tabelit. Nii. Ja mis ma siis tegin? Tegin niisuguse tabeli, kus on välja toodud minu arvates ja ma pean ütlema, siin Culture Moves Europe siin ei ole. Lihtsalt jäi välja. Pole midagi. Ja siin on siis siseriiklikud liiderprogramm, kõik see, mis ma teile ennem näitasin, Vana-Võrumaa ja nii edasi. Ja rahvusvahelised. Ehk siis, ja nüüd ma natukene näitan siis ka seda, et mis siin on ja kuidas see võiks teid aidata selle juures, et teha, siin veel panen suuremaks. Nii, väga hea. Ehk siis siin on olema siis taotluste esitamise tähtaeg, mis tegevused üldiselt sellest rahastusallikast toetatakse, kui palju antakse toetust, mis on toetuse protsent, mis on projekti pikkus ja mõningad minu iseenda arvates olulised asjad, mis on vaja siis veel teada. Ja lisaks on siin igal pool kohene link sellele toetuse lehele või siis taotlusvooru tingimuste lehele. Et kui me siin näiteks paaris asjast, millest ma võib-olla räägiksin juurde, on see, et veel, kui me räägime EISi rahvusvaheliste konverentside toetusest, ehk see on, üldjuhul on nagu väga, väga hea asi, et saab tuua kohale üle Euroopa tõsiseid tegijaid, teha midagi ägedat, saada selle jaoks toetust ja tegelikult suurendada iseenda kui organisatsiooni tuntust. No näiteks
ja ka seda, et näiteks seda võib täiesti teha, vaadates nagu Muinsuskaitseamet, kus nagu teeb suuremana niisuguse üleriikliku, mis tal peab olema, et tal peab olema kindlasti nagu tal peab olema see, et ta tõstab Eesti tuntust, et seal peab olema, aga mis on veel see, et siin on väliskülastajate nõue, palju ta väliskülastajaid toob, tal peab olema mitmepäevane ja et siin on olemas tingimused, kui näiteks meie või Tartu 2024 tegime selle siis, kui meil oli kultuurikompass, eks rahvusvaheline siis kultuuri nii-öelda konverents, millega jaoks me siis tegelikult sealt raha saime. See on tegelikult väga, ta oli ennem jooksev ja selles mõttes väga hea, aga nüüd on ta jälle see nii-öelda vooruline ja loomulikult seetõttu konkurents on oluliselt tugevam. No, mis puudutab nüüd, on olemas ka rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus, panin selle siia kirja, aga selleks peab olema see kultuurisündmus ikka väga mega. Aga kui peaks tulema midagi sellist, no näiteks laulupidu. Laulupidu, aga midagi, kui te ise teete midagi suurt, no näiteks Pekko MTÜ Setomaalt sai raha orienteerumise laskesuusatamise maailmameistrivõistlusteks näiteks siia, mis oli tegelikult on niisugune nišikas, et ei ole nagu niisugune suur, aga siiski, ehk siis võib mõelda ka niisuguste peale, et kui ta on ka selles valdkonnas või suur, et siis võib mõelda. Mis ma ütlesin, et on see turismisektori tarkvarade liitumise liidestamistoetus ja nüüd see on jooksev. Ehk siis see on lahti, raha antakse sealt ja sealt saab siis tegelikult kas liitumise mingisuguse tarkvaraga, mingisuguse siis selle juurutamine või siis erinevate tarkvarade omavaheline liidestamine ja ma päriselt, kui me nüüd vajutame siia, ma siis nüüd vajutan ja siis ta tuleb mulle. Nii. See on siis näide, et siis turismiteenuse pakkuja ja ka teie muuseumid on ka turismiteenuse pakkujad, et te siis teaksite, on ju. Ja siit saab küsida siis kuni 20 000 ja oma finantseering on 30% ja taotlusvorm ei ole raske ja siin on siis öeldud, et tööprotsesside digitaliseerimiseks või automatiseerimiseks, et kui teil on tegelikult selline vajadus olemas ja see on jooksev, siis kui te ületate selle miinimum, selle piiri, mis on siis tavaliselt 4 punktist 2,6, 2,7, et siis te saate selle raha kätte ja nii on. Kas sa saad selle korra lihtsalt laiendada, et tööprotsesside digitaliseerimiseks sobivate tarkvarade loetelu, et mingid paar näidet, mis siin alla võiksid minna? Näete, siin on isegi olemas. No võt. Kus meil siin on? Kohe. Nii, lähme siia siis. Meil on praegu korra tulnud siin sõnum, et ei näe slaide. Kas kõik teised näevad? Üks on öelnud, et tema ei näe. Ma eeldan, et keegi pole rohkem märk. Kas te näete slaide? Halvasti. Oota, aga võib-olla on sellepärast, et on liiga väike. Okei, aga mõni näeb kenasti. Võib-olla nendel, kes näevad halvasti, ma ei tea, kas on mõtet uuesti sisse logida või ta on liiga väike. Aga kui siin öelda, et mis on need turismiteenuse pakkuja tööprotsessid, siis ressursside planeerimine, ruumid, teenused, müügipakkumiste koostamine, kliendipäringud, kliendi andmete ja lepingute haldamine, siis on külastajate vastuvõtmisega seonduvad digitaalsed lahendused, jooksev teenindamine, siis on kliendi andmete haldamine ja analüüsimine, mis on hästi oluline, tagasiside, kuidas digitaliseerida seda, et saada tagasiside ja et need on need siin protsessid olemas, et see maatriksit, kui te vaatate, siis kui te lähete sellele veebilehele, siis on kohe see, et
saada siit kõik need lingid kätte. No näiteks vaata, kui meil tuleks mitu väikest muuseumi kokku, kes tahavad teha endale seda muuseumipoodi, online versiooni muuseumipoest, kas sellise idee, selle lühikese lugemise järgi annaks ka sinna sisse sobitada? Mõju oleks suurem, kui mitu organisatsioon oleks koos. No mul on see, et müügipakkumiste koostamine ja edastamine erinevates müügikanalites, et siin peaks tegelikult tegema seda, et selle sama kohe, kui on konkreetne idee, kohe küsida nendelt järgi. Võib tunduda mulle, et on okei, aga küsida järgi ja võib-olla siis, et kui näiteks võib-olla, kui on erinevatel muuseumitel eri tarkvarad ja nad tahavad võib-olla siis neid kuidagi ühte kokku panna, et siis see on see erinevate tarkvarade omavaheline liidestamine, võib-olla see ka töötab. Nii, mul on halvas kohas on see ekraanil on see jagamise asi, siis ma pean, siis ta mulle tuleb alati ette. Nii, et ma siin, ma pean korraks, vabandust. Nii, ja lihtsalt vahepeal mul see Teamsi asi siin tekitab, et ma ei saa vahetada kiiresti neid aknaid. Nii, aga siis ehk siis selles mõttes kõik, mis need taotlusvoorud on, et ma olen siin kirjutanud, et kas see on olemas näiteks, et Peipsiveere pärimuskultuur 2005 aasta tegevust, 25 aasta tegevustel on lõppenud, aga tuleb uuesti novembris, et teaks nagu arvestada, et mis asi on, et näiteks see turismisektori tarkvarade liidestamine on siis jooksev ja täpselt samamoodi, kui me räägime siis nagu sellest keskkonnainvesteeringute keskuste vahenditest, et olen ka siis öelnud siia, et kuna umbes avaneb, et siis teaks oleks selge, kui tahta siis mingisugust taotlust kuskile teha. Kui me vaatame rahvusvahelisi, et siis Patrik väga kenasti ka mainis ära, et on olemas Interreg, kui me vaatame Interregi programme, on olemas, ma ikka vaan veel, ma näen, et teil ikkagist ei ole siin väga hea seda vaadata. Et Interreg siis Eesti, Läti, Kesk-Läänemere, Balti mere regioon või siis Läänemere regioon ja siis Interregi Europe. Olen ka siin pannud ära selle, et kas taotluste esitamise tähtaeg, et kas see üldse tuleb. Kui me räägime Eesti-Lätis on võimalik väga hästi teha, just teatati positiivsed otsused väikeprojektidele, mis oleks nagu imehea teha väikest Läti muuseumiga koostööd ja teha mingisuguseid näituseid või asju endale väga konkreetselt. Aga tundub praegusel hetkel, et Eesti-Läti raha on otsas. Nad võivad teha just selle väikeprojektidele uuesti siis, kui raha tuleb tagasi teistelt projektidest. See on jälle tasub vaadata siis programmi lõppperioodil, et meil on siis praegu 21–27 Euroopa Liidu rahastusprogramm. Ehk siis tihtilugu projektid ei kuluta ära 100% või peaaegu 100% projektidest, juhtudest projektid ei kuluta ära 100%, vaid midagi jääb nagu järgi, eriti suurtest koostööprojektidest. Ja siis need uuesti suunatakse siis uute voorudega laiali, aga praegusel hetkel Eesti-Läti ei ole öelnud, et ta tahaks kohe teha uut vooru. Nüüd, mis me räägime, lisaks on siis Kesk-Läänemere Interreg, mille siis esitamise tähtaeg on 30. september 2025. Siinkohal oleks muuseumite jaoks võimalik kasutada siis kahte erinevat siis prioriteeti seal, üks on siis keskkonna ja teine on avalikud teenused. Ja siin siis on see, et seal keskkonna all on, kui teil on plaan midagi teha taaskasutusega seonduvalt, kas siis teavitused, koolitused, kogemused ja siis, kui me räägime teavitus, siis seal see võib olla ka läbi siis mingi näituste või programmide või millega iganes. Mis on nüüd oluline on see, et esiteks on siin võimalik küsida kahte erinevat nii-öelda
tasemega projekte, üks on siis väikeprojektid ja teised on tavaprojektid. Väikeprojektid on siis kuni 200 000 ja tavaprojektid on siis kuni 4 miljonit. Ehk siis ma soovitan kindlasti, kui esimest korda minna sinna, siis proovida seda väikeprojekte, aga mis on, et peab olema siis vähemalt 2 partnerit 2 riigist. Ja nüüd tuleb jälle see sisse, mida ma ütlesin ennem, et kindlasti ei finantseerita seda projekti sellisel juhul, kui tegemist on paralleelsete asjade tegemisega. Ehk siis te ei saa, et kui te tahate teha, teil on väga äge partner näiteks Soomes, kes tahaks teha endal midagi arendada, midagi muuseumis ja teie tahate seda teha ja siis te teete seda koos läbi ühe projekti, siis kui te lihtsalt panete niimoodi, siis see ei tööta. Te peate vaatama ikka seda, et kuidas siis üksteiselt saada see maksimum kasu kätte, et näidata, et me tegelikult teeme koostööd ja vahetame omavahel mitte ainult infot, vaid kogemusi, teadmisi ja nii edasi. Et see on niisugune, see on, kui ma loomesektoris alati ütlen, siis see on see co-creation nagu koosloome nagu element. Mis on nagu hea Interregi projektide puhul, et nagu te näete siin, ma olen siin kirjutanud, et maksavad ettevalmistuskulu. Ja ettevalmistuskulu on selles mõttes, te ei saa seda küll siis kätte, kui te ei saa raha, aga kui te saate raha, siis teile tuleb lihtsalt maksena arve peale ettevalmistuskulude jaoks raha. Nii et siis te saate katta ära ka kulud, mis te olite eelnevalt selle jaoks teinud. Seetõttu kindlasti tasub panna nagu oma enda ressurssi ja teadmist sellesse taotluse sisse, et seda raha siis saaks. Nüüd on küll see, et Interregi, see Läänemere regiooni Interregil on siis üks tähtpäev täna, nagu te näete, 5. juuni, kus on selleks, et esitada taotlus 8. oktoobriks, on vaja täna esitada projekti ideevorm. Nii et kui keegi hirmsasti arvab, et tal on täna pärast seda koolitust aega ja kohe on olemas mingi mõte, on juba, ütleme siis teiste Läänemere ümbruste riikide partneritega mingi mõte olemas, siis kirjutage valmis see ideevorm. See ei pea olema midagi väga, tihtilugu on see lihtsalt see, et võib olla ka väga lühikene, aga kui sa selle ära esitad, siis sa pead õiguse esitada taotluse ja minna konsultatsioonile ja nii edasi. Ma ei saanud seda siit välja jätta, et on ikkagi täna veel on aeg. Ja siis on Interreg Europe, millest ka Patrick rääkis eelmine kord, aga see on vist ikkagi selleks perioodiks otsas, aga siin ta siiski praegusel hetkel sees on. Nii, siis vaatame Erasmust. Oota, sille ma küsin kiiresti, et esmataotlejale, kes pole enne Euroopa Liidu rahastust üldse taotlenud, et kui keeruline see Interreg on, et kas peaks kuskilt mujalt alustama või on see täitsa tehtav, kui sa leiad endale partnerid? Tegelikult, mis on, et just need väikeprojektid, ja siin ka nagu väikeprojektid, ehk siis nad väikeprojektidesse tegelikult ootavadki neid, kes nad tahavad, et uued organisatsioonid võtaksid ka Interregi programmidest osa ja seetõttu ta on oluliselt kergem. No näiteks, kui me räägime ka selle eelarve tegemine, te panete lihtsalt palgakulud ja siis teile antakse 40%, näiteks, kui me räägime Läänemere regioonist, 40% kõikideks muudeks asjadeks. Põhimõtteliselt ja kuna see palgakulu tuleb selle nii-öelda tunni hinna pealt, mis on juba ära pandud ja paika pandud, mis on 29 eurot tund. Ehk siis sellest võib tekkida see, et te tegelikult isegi võib-olla natuke võidate ja nii edasi, et siin on niisugune. Patrick, sul on käsi püsti. Ma näen, et Patrickul on käsi püsti. Kas sa tahad midagi öelda? Sul on mikker peal. Või noh, ja tervist, tahtsin öelda, et tere Sille, poleks siin tükk aega näinud.
et lihtsalt kommentaariks võib-olla selle tänase Baltic Sea Region või Läänemere Interregi juurde on see, et sul peavad tegelikult seal partnerid siiski, sa pead suutma nad enam-vähem organisatsiooni tasemel ära mainida. Et jah, tõepoolest täna õhtuks saaks selle valmis, kui hakkaks kirjutama, aga et sul peavad olema see nagu partnervõrgustik võiks olla nagu ennem all. Et kui ma hüppan tagasi korra sinu selle eelmise jutu juurde, on see siis läbi iga väikse projekti kogud ja koondad sa omale seda sõpruskonda ja kõike seda muud juurde ja sealt läheb siis see asi lahti ja seda lihtsam on sul juba neid suuremaid asju ja ka ideevorme täita, kuna sul on kellele ka hädaolukorras kiiresti helistada, et kuule, davai, tule punti. Just, ja see on väga-väga õige kommentaar, Patrik, et tõepoolest, et kui te olete väiksemaid asju kellega teinud, see on nagu ka eelmine kord sai toodud, et kui te käite kuskil konverentsid või seda, et hoidke oma seda võrgustikku väga aktiivsena, sellepärast, et võib juhtuda niisugune olukord, kus näiteks kas või kogemata ei ole midagi tähele pannud ja siis äkitselt on, vups, me saamegi selle tegelikult nagu ära teha. Ja nagu ma ka enne mõtlesin, et kui teil on kohe võtta kuskil keegi partner ja soov nüüd natuke aega lihtsalt järgnevad tunnid ainult kirjutada, siis põhimõtteliselt see võimalus on olemas. Aga siis on ka Erasmusest sai eelmine kord räägitud. Ma tõin siia lihtsalt sisse enam-vähem need ajad, kuna nad võiksid lahti minna. Ja siis ka rahasummad siia, palju on siis toetused, ehk siis õpirände kohta ma ennem juba mainisin, aga kui tulla nüüd selle koostöö juurde, väikeprojektid ja siis suuremahulised koostööprojektid, siis need on jälle ühiselt millegi asja tegemine. Näiteks muuseumid on väga palju olnud ka täiskasvanuhariduse Erasmuse projektides, koostööprojektides, ka kutsehariduse juures on, neid on üldhariduse juures on, sellepärast, et see on see teavituse ja see pool, kus kasutatakse üldhariduse poole peal ka nii-öelda koolilaste toomist muuseumisse ja niisugused koostöövormid on täiesti olemas. Need on ka siis väga konkreetsed summad. Siin on eelarved on niimoodi, et on 30 000 või 60 000 ja kui me räägime väiksemahulistest ja suuremahulistest, kas 100, 20, 250 või 400, et see on nagu väga konkreetne summa, ehk siis te ise vaatate, te peate muidugi ära põhjendama, et miks te sellist summat küsite. See ei ole nii, et me tahame lihtsalt seda teha ja siis hindaja vaatab, et mul küll tundub, et see maksab tegelikult oluliselt vähem. Mitte küsite ala 400 000, aga siis tegelikult on läbi näha, et see on oluliselt odavam. Et ta peab olema ikkagist realistlik ja ära selgitatav. Aga ma olen näinud väga häid asju, mis on tehtud Erasmusega. Ja Erasmuse puhul on ka olemas kohalik Eestis oma inimene, kellega saab erinevas valdkondades on oma inimene, kellega saab kõik läbi rääkida. Ja nagu ka eelmine kord sai öeldud, et kui raha ei saa, siis tuleb tegelikult siin tagasi niisugune väga hea hindamisaruanne, kus on kõik nii-öelda vead või siis hindaja poolt arvatud vead nagu välja toodud. Et seda tasub kindlasti kasutada, et siis pärast nagu paremaks teha ja siis uuesti esitada. Ja mis on siis veel oluline teie jaoks on kindlasti siis Põhjamaade rahad ja see on siis Nordic Culture Point ja seal on nüüd väga erinevad programmid. Ja nüüd on see, et kõikidel teile väga sobivad on need tähtajad, taotluse esitamise tähtajad nüüd siis septembrikuus. Ehk siis kui te midagi tahaksite teha, siis tegelikult teil oleks veel võimalus midagi hakata välja mõtlema, arvestades muidugi see, et ma eeldan, et teil on siis Põhjamaadest partnerid olemas. Aga üks on siis kunsti- ja kultuurivaldkonna oskusi arendavad tegevused. Kõikidel nendel peab olema, siin ma olen kirjutanud, te näete, et tugev Põhjamaade mõõde. Ehk siis peate ära tõestama, et see koostöö on tõeline ja et ta, kas ta siis toob midagi Põhjamaadele
nii-öelda või siis on see väga tõsiselt Põhjamaade kogemusel nagu tehtav, et ta nagu aitab siis seda positiivset kogemust nii-öelda laiali teistele nagu riikidele edasi anda. See tähendab see tugev Põhjamaade mõõde. Ja siin on siis jälle, et toetused on 7000 kuni 100 000 ja see ongi 7000 on üks toetuse osa ja need kui me näiteks siia läheme, vajutame jälle siia, siis lähete viiteid kohe sellele lehele ja siis kes võib siis küsida raha ja siis on, mis on need summad, et kui te küsite ainult 7000, siis ei pea üldse midagi juurde panema, kui 40 000, siis peate 30% juurde panema ja kui 100 000, siis peate 50, et siis on see, et kas 100 000, see tähendab, et siis peate 200 000 eelarve tegema, et 100 000 saada. Ja jälle ma pean korraks see paha, nüüd ma sain ta liiguda. Nii. Siis, mis puudutab mobiilsust, ehk siis jälle käime ja õpime Põhjamaadelt ja siis siin on ka, et kui te tahate mingid uurimustööd näiteks kuskil teha, konverentsil käia kuskil, ehk siis te saate küsida nii-öelda päevarahade katmist kuni 14 päeva. 100% ja see on siis niimoodi, et üks isik, üks taotlusvoor. Ehk siis kui te tahate minna, siis te ei saa nagu erinevatesse kohtadesse minna, te saate esitada selle ja kõik need jälle tingimused on kenasti siin olemas. See on mõeldud siis, kui teil kui spetsialistil on vaja kuskil minna. Siis on olemas Norden 0–30, mis on mõeldud noorte jaoks. Ehk siis nendele projektidele võrgustikele, kus lapsed ja noored on aktiivselt kaasatud. Ütleme, et te tahate teha midagi noortega koos. Kui teil on plaan teha, mis iganes asji, et mingid õppeprogrammid, mingisugused näitused, mis iganes. Kui te tahate teha neid noortega koos ja Põhjamaadega koos, siis see on koht, kust raha saada. Ja siis on ka see, et võrgustike loomiseks nii siis lühiajaline kui pikaajaline ja lühiajaline on siis praegusel on võimalik küsida, ehk siis 3-aastase võrgustiku jaoks on raha uuesti lahti alles järgmisel aastal. Aga see on siis põhimõtteliselt on vaja, nagu ma olen siia kirjutanud, et tugevdada kunstilist ja kultuurilist koostööd Põhjamaade ja Balti riikide vahel. Nii et seal on siis vähemalt 3 riiki. Küsite siis selleks, et te saaksite 1 aasta jooksul kas käia üksteise juures, see on võrgustiku loomiseks, teha siis nagu ka Patrik ütles, kui oluline on omada võrgustikke, et siis küsida, et te pea oma raha kogu aeg panema sellesse, et leida endale häid partnereid majad, et niisugust võrgustiku loomeks on ka võimalik raha küsida. Siis on Balti kultuurifond, millest on Balti riikide kultuurikoostöö, kõik muuseumid, raamatukogud, absoluutselt kõik. Aga nagu ma siia olen kirjutanud, et võrdlemisi raske raha saada. Ja ma ei oskagi öelda, mis nad alati aluseks võtavad sellele, et kas nad raha annavad või anna. Aga nad küll tahavad, et või sealt nagu küsitakse, aga saab tegelikult mõned 3, 4, 5 projekti ja ongi kuni 4 projekti ja siis ta on nagu eks tuleb nagu mõelda nendega rääkida, aga võimalus on olemas. Tuleme siis nüüd selle Horizon Europe juurde korraks, millest sai siis ka eelmine kord räägitud, aga vaatasin siis läbi need võimalikud, et siin on siis toodud nüüd kõik need taotlusvoorud, erinevad taotlusvoorud, nende nimed, kus te võiksite nüüd mõelda raha taotlemist. Ja
et siin on niisiis kultuuripärandi säilitamine, tõlgendamine, kogukondade kaasamine. Siin on väga paljud võimalused on siin olemas. Ja jälle, et siis kui me vaatame, ma olen siin ühe alla jooninud European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, et siin see on ka digi selles, et siin võiks mõelda, et võib-olla teha hoopis mingisugune digitaalne lahendus erinevate muuseumite vahel eri riikides ka, et selle jaoks võib ka mõelda. Summad on väga erinevad, kuid tavaliselt on siis eelarve 3-4 miljonit eurot, ma saan aru, see tundub väga suur. Ja siin on küll see, et koostöö on siis väga oluline ja et oodatakse ikkagist neid projekte, mis nagu parandavad kultuuriasutuse tööd ja suurendavad mõju ühiskonnale. Ehk siis kui seda saada tõestada, et siis on see võimalik. Kuid ma nüüd vajutan siia. Nii. Ja nüüd kui te lähete siia, siis on üks näpp, mida te peate tegema, et te ei peaks siin. Siis te teete seda deadline date. Ja siit tuleb teil see õige see ette, et ta ei vii kunagi nagu õigesti, aga. Nii, ja siin on kõik need, mida ma seal mainisin, on siin ära toodud. Ja siis te saate ise, siin on näete open for submission, ja saate ise minna ja vaadata, mis teemal see on, aga mis on siis veel väga oluline, on see, et saate siia alla, kui te alla ja siis näete, mida sai ka eelmine kord öeldud, oli see partner search announcement. Mida ma soovitan teil, kui te tõesti on soov Horizonisse midagi nagu teha, siis käige läbi see nimekiri. Siin on täpselt konkreetselt kirjas, mida tahetakse teha, missugune on see asutus ja kellega siis, kuidas näiteks ühendust võtta. Ja siin te saate ka siimoodi, et otse vajutate siia kontakti peale ja siis te saate põhimõtteliselt kirjutada sellele, et ongi korras. Nii. Et niisugused nipid, mis sai eelmine kord öeldud, aga et näitame kohe ära, et siis on teil pärast, vajutate sellele lingile, jõuate õige selle taotlusvooru juurde, mis teid huvitab ja siis saate nii, vaatame, mis ja jälle, nagu te näete, kohe alguses lihtsalt see, et ei unustaks, et deadline date, muidu te scrollite ja scrollite ja scrollite. Ja siis on veel olemas praegusel hetkel võimalus küsida siis sealt servist, mis on siis Citizens Equality Rights and Values. Ja siin on nüüd see, kui te tahate just seda Euroopa Liidu põhiõiguste tulenevalt mingisuguseid asju, ma ei tea, teavitada, teha, eks kui niisugune soov on, siis tasuks selle peale mõelda. 18. september on taotluse esitamise tähtaeg. Sinna võib esitada ka üks partner, aga üldiselt soovitakse rohkemat. Ja siin on ka näitused, töötavad seminarid, haridusprogrammid. Mis on nüüd see, et ma nüüd toon teile selle näidise, et kuidas on kehvasti loetud taotlusvooru tingimusi. Siin samas servis on tihti lugu eelarve pannakse paika vastavalt siis sündmustele. No, et seal ongi nagu, et üks konverents, 75 inimest 4 riigist maksab nii palju, see tuleb automaatselt. Aga et kui siis inimesi, see jäis juhtpartneril, siis, kes oli Läti juhtpartner läbi lugemata, kõik inimesed tegid suured eelarved ära ja pärast kukkus see kaardimaiakene päris kenasti kokku, et see tuleb, ma lihtsalt toon selle näite, et miks oleks hea lugeda siiski taotlusvooru tingimused ära. Jälle, et kui te lähete siia, siis tuleb teie jaoks täpselt seesama taotlusvoor ette ja täpselt samamoodi saate siit alt koheselt leida võimalikke siis
partnerit. Ja muidugi on olemas niisugune asi nagu ka veel Loov Euroopa. Loov Euroopa selleks aastaks on läinud, aga eeldavasti siis ikkagist järgmine aasta tuleb jälle. Ja seal on siis väikesemahulised projektid, mis on siis kuni 200 000 toetust, keskmised kuni 1 miljon ja suured kuni 2 miljonit. Ja siin on ka see, et kas vaja on 3 partnerit, 5 partnerit või 10 partnerit. Ja nagu te näete, on väga erinevad ka siis need oma või siis toetuse suurused. Mul on küsimus selle koha pealt, Sille. Ja. Et ütleme, et sul on 3 partnerit, siis 3 partneri peale kokku kuni 2 miljonit näiteks saavad taodelda, eks ole? Ei, igaüks eraldi. Kui on väiksemahulised, siis on 3, siis saab 3 partneri peale kokku toetuse summa 200 000. Ja siis see 80% osalus, see 20% omaosalus, mis jääb, et see on nagu jagatud siis kõigi nende 3 partneri vahel ära, et see võib olla niimoodi, et omavahel jõuavad kokkuleppele, et ühe partneri omaosalus on suurem kui teisel näiteks. Kas siuke asi on võimalik? See tuleb tegelikult automaatselt selles suhtes, et kui minu eelarve sellest siis, võtan praegu lihtsuse mõttes 200 000 on ju. Meil on 3 partnerit, minu eelarve on 100, kellegi teise on 50 ja on 50, siis minu omafinantseering on 20 000, nende teiste partnerite omafinantseering on 10 ja 10. Eks see on niimoodi, nagu meil on eelarve on ära jagatud ja siin saab mängida ainult niimoodi, et me teeme selle eelarve niimoodi, et mingisugused tegevused jäävad mingi partneri teha ja seetõttu eelarve jääb tema peale ja seetõttu oma finantseeringu osa sellest jääb tema peale. Aga seda annab täiesti teha näiteks rahvusvahelistes projektides, kui me mõtleme seda, et näiteks mingisuguse uuringu või selle tegemine või ekspertide, et see suurema osa võtab see partner enda peale, kellel on võimalik nagu suuremat raha panna ja siis sinu peale jääb see palgaraha või siis mingisugused väiksemad asjad, see oleneb väga palju siis sellest ja organisatsiooni enda võimekusest, mis on Loov Euroopa juures ka väga hea ja ka teiste Horizon, et need on seal ettemakseid ehk siis sulle antakse tegelikult Loov Euroopa juures 80% sinu sellest 80% toetusest. Näiteks kui mul on siis toetus 100%, siis ma saan 100 000, siis ma saan 80 000 endal kohe projekti alguses kätte, et saada siis alustada tegevust. Nii, aga Loov Euroopa projekti, oota, selle üks küsimus jälle kirja, sorry, et Loov Euroopa projektist on väga raske saada. Kas raske sellepärast, et tingimused on raske või raske sellepärast, et hästi paljud tahavad? Hästi paljud tahavad. Aha, selge. Nii. Ja veel üks asi, mis võib millega peab arvestama ja mitte pattuma siis frustratsiooni, on see, et hindajad on inimesed. Ja on olnud selliseid olukordi, et sulle tuleb ühes taotlusvoorus esitatud projektile siis seesama hindamise aruanne, mis sul on nagu antud ja siis sa teed selle järgi, et kõik asjad nagu niimoodi tõk hoopis ilusamaks ja seda ja järgmine korral saad halvema hinde. Ja siin tuleb lihtsalt arvestada, et tegemist on inimestega ja ei ole sama hindaja ja nii edasi, et ja on erinevad prioriteet. Nii et see on lihtsalt üks üks asi. Nii. Ma arvan, et ja see sama tabel on nüüd tehtud teile kasutamiseks ja kui ma nüüd näitan teile, et mis ma siia veel juurde tegin, et kui te tahate siis nüüd ise mõelda, et siis siin on see, et teie enda idee, võimalikud partnerid, võimalik eelarve ja et te tegitate ise endale mingisuguse töödokumenti, kus on see, et oot, seda ideed, võib-olla ma tahaksin siia panna, seda siia, et kasutage julgesti ja nii on. Kui on nüüd küsimusi, siis sealt... Kas need olid minu? Sa vist juba vastasid ära, aga ma panin chatti paaresse lihtsalt. Kas teistel on nii? Nii? Ei. Kas on kellegi küsimusi? Küsige julgelt. Ja Sille, kas sina oled muuseumidega ka koostööd teinud? Ma tean, et Sander teeb muuseumidega koostööd, Patrick kirjutab Sõjamuuseumile ja meeldinud võib-olla ka teistele. Et kas sina oled ka muuseumidega teinud koostööd või on sinu projektid enamalt väga suured?
Ma olen Tartu 2024 raames nõustunud päris mitut muuseumit nende programmide tegemisel. Ja. Nii, meil on hea võimalus, kallid kolleegid. On teil küsimusi? Võite chati panna või oma mikri lahti teha. Ma tahan veel siis võib-olla öelda seda, et Merjam küsis mu käest et kuidas on selle chat GPT ja üldse AI kasutamisega. Et kuidas nagu, ma mõtlesin, et ma ütlen teile paar nippi selleks. Esiteks on see, et suhtuge kindlasti alati AI-sse reservatsiooniga. Ja päris palju on juhtunud minul näiteks chat GPT-ga, kus ta ajab täielikku pläma mulle ja siis ma vihastan. Aga on näiteks, mina kasutan näiteks Perplexityt aga see on see, et ma saan talle sisse anda kool näiteks dokumendi või siis selle taotlusvooru dokumendi, juhendi ja oma mõtte. Ja ma saan talle öelda, et palun nüüd analüüsi, kuidas see tegelikult siia sobib ja mul on need partnerid. Ja siis ma hakkan vaikselt sellega nagu edasi minema. Mõtlesin, okei, siis ütle mulle, mis sellel teel võib-olla on midagi halvasti või see. Ehk siis ma tegelikult vestlen taga, et ma ei ütle, et kirjuta valmis, aga ma kasutan seda analüütilist poolt ja ma tihtilugu ka ja kui ma olen talle küsinud, mis on nagu väga hea, et seal see on nagu ühes aknas ja see on kogu aeg sul olemas, ta ei kao mitte kuskile nagu ära. Või ta hoiab seda ajalugu ja omaenda vastuseid ja sinu küsimusi kogu aeg nagu pea. Ja siis sa ütled talle pärast, okei, kui ma nüüd tahan seda teha, et kuidas sa seda sõnastaksid. Ja siis ta ütleb sulle ja nii edasi. Aga nüüd on üks väga konkreetne asi, mida kõik hindajad näevad kohe ära, kui te olete ainult teinud selle AI-ga, on siis AI-l on mingid oma väga spetsiifilised need, kuidas ta annab sulle alguses niisuguse lühikese nii-öelda, et see kõik on suurte tähtedega, cultural empowerment of people, kõik on nagu suurte algustega ja siis ta kirjutab sulle teksti ja see on nagu kõikidel üli selgelt ära näha. Ehk siis peab ise tööd ka tegema. Ja väga ma nüüd kohe annan Patrikule sõna, sellepärast kindlasti sul on ka mõni hea nipp sealt öelda. Sille võib-olla. Ja, Patrik. Mina praegu, jah. Ja, kusjuures ma tahtsin öelda, et see Loov Euroopa, mille viimane voor oli nüüd, või maikuus, eks ole, 10. või 12. või midagi sellist, siis tema on oma juhendis juba täitsa öelnud, et kui sa oled seda kasutanud, siis pane palun ilusasti kirja, kus, mis ja milleks, eks ole, on ju. Keda sa kasutasid, mis paganama seda AI versiooni ja mida sa sellega tegid. See on jumala õige jutt, mis sa ütlesid, et ta esimeses faasis annab sulle igasugust jora ja pläma, aga näiteks, kus ta on väga abiks, on ta näiteks mingisuguste teiste sarnaste projektide väljakraapimisel interneti avarustest, mille peale muidu läheks sul ju ilgelt palju aega. Et kui sa peaksid hakkama kõik neid rahastatud projekte läbi käima, kes mida on teinud, kas on mingisugune kokkupuutepunkt, kuidas need asjad võiksid omavahel põimuda, bla, 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 eks ole. Et siukse asja jaoks on ta täiesti, arvutusvõimekus on väga hea. Jah, just. Ja mida selgemad ülesande seda annet. Ehk siis näiteks, et me oleme muuseum, see muuseum, me tahame teha seda asja näiteks sinna sellesse programmi. Palun too mulle näited, mis on enne tehtud, kes on teinud, kes on koostööd teinud ja sa saad selle kätte 30 sekundiga või siis 15 sekundiga, aga muidu sa teeksid sellega tööd, ei tea, lõputult. Vot nii. Mul on küsimus veel, Sille. Ei pääse nii kergelt. Küsimus on keeleline küsimus. Et inglise keeles, eks olen kõik seal. Et kas selle jaoks võiks ju ka see AI olla? Kas oled kasutanud ise ka tõlkeks seda või kirjutad sina niimoodi otse inglise keeles?
Mina olen küll nüüd pidanud viimased 25 aastat oma elus töötama ainult praktiliselt ainult inglise keeles. Vahepeal tunnen, et eesti keelega on mul suuri raskusi. Aga seda ikkagist ma ise isegi soovitan teistele, et kui sa nagu kirjutad, sa võid lasta vabalt üle selle pärast, et ütle lihtsalt, et kontrolli ja paranda. Ja siis ta ongi kontrollib ja parandab ja siis on see, et ja teeb su laused vahepeal nagu meeldivamaks, aga mitte unustada seda, et see tuleb pärast üle lugeda, sellepärast, et ta võib ikkagist hakata sulle panema sinna jälle midagi sellist, mida sa tegelikult mõelnud ei ole ja et ei oleks see olukord, et sa pead pärast siis hakkama tegema midagi, mida sa tegelikult ei ole arvanud, et sa hakkad tegema. Ja Patrik. Ja ma just tahtsin öelda, et selle viimase Loov Euroopaga oli see lugu, kuna see ei puuduta küll sõjamuuseumi, vaid ühte teist organisatsiooni, aga seal Läti partnerid eelistatuim suhtluskeel oli saksa keel, mis ta selles mõttes see esialgne taotlus oli inglise ja saksa keele nii-öelda segu, mida me koos kokku kirjutasime ja minu saksa keel on siukene suhteliselt lahjapoolne, et siis lõpuks ma palusin sellel samal AI-le, et ole hea, kirjuta nüüd see nii-öelda täisjutt, mis iganes see kuradi funktsioon seal oli, nii-öelda administrative English või mis see termin seal täpselt on, et ta ühtlustaks selle, et ei oleks mingisugust jama, loomulikult, nagu sa ütlesid, see tuleb üle lugeda, aga põhjusmõtteliselt sai hakkama küll. Kas nüüd täpselt kõik need mingisugused saksakeelse kultuuriruumi ja ingliskeelse kultuuriruumi vasted täpselt paika läksid, seda mina ka ei oska öelda, aga loodame parimat. Just. Nii, kui mingisuguseid küsimusi on, siis sellel minu ettekandel on olemas minu kontaktid, ettekandel on ise ka olemas viimasel lehel otselink sellele tabelile, nii et te saate selle kõik kätte ja siis toredat kasutamist teile ja õnne siis taotlemisel. Silje, suur aitäh sulle, see oli tõesti väga asjalik ja väga põnev esitlus. Et mul tekkis ka mitu mõnusat ideed siin, et ma arvan, et laksutame sulle kõigi poolt siin. Aga siis anname nüüd sõna Marisele, kes räägib oma ühest kogemusest, mis neil alles hiljuti oli Euroopa Liidu rahastusprojektiga. Nii et Maris, võid ise ennast paari sõnaga veel tutvustada ka. Tervist, mina olen Maris ja mina töötan Tallinna Linnamuuseumis, et ametilt olen peavarahoidja. Aga aitäh Sillele ja aitäh Mirjamile mind kutsumast, et tõesti mina räägiks teile oma kasutajakogemusest Culture Moves Europe toetusvooruga. Et olgu ära öeldud, et mina ei tööta Goethe instituudis, kes seda rahastust nii-öelda jagab, et seega tõesti puhtalt räägin oma kasutuskogemusest, aga Mirjam tegi ära eeltöö ja kuigi mina arvasin, et see viimane voor, kus meie osalesime, et see ongi viimane, aga tegelikult on selle aasta keskpaigast tulemas uus voor. Ehk siis tegelikult, kui Mirjam saadab need Sille failid, siis tegelikult ma arvan, pane see Culture Moves Europe'i info ja veebilink ka, et hoidke silmad kõrvad lahti. Aga millega on siis tegu? Et tegu on siis mobiilsustoetusega ja miks meie hakkasime sellist asja uurima, on seotud sellega, et Tallinna Linnamuuseum on planeerimas oma avatud kogu, ehk me tahame tõesti ehitada uue hoone, kuhu me toome kokku oma museaalid ja paneme nad võimalikult vähemalt suuremas osas avalikkusele välja. Ehk siis meie idee ja eesmärk oli minna Euroopasse tutvuma viimastel aegadel ehitatud hoidlate ja muuhulgas siis avatud hoidlatega. Ja siis õppida tõesti teiste vigadest ja häid asju nagu üle võtta. Ja võib-olla väikse vahepõikena olgu öeldud, et Linnamuuseum on varem mobiilsusprogrammi taodelnud Põhjamaade ministrite nõukogust, et seal on see avaliku halduse mobiilsusprogramm ja selle toetusega me oleme käinud Taanis ja Islandil.
et sealseid hoidlaid külastamas, et soovitan ka seda vooru vaadata. Aga mida siis pakub Culture Moves Europe'i programm, et seal on nii-öelda 2 võimalust, kas individuaalset mobiilsustoetust taodelda, mis on siis sihtriigis olekuks 7–40 päevaks või siis grupile mobiilsustoetust. Grupp on siis kuni 5 inimest, kes reisivad sihtriigis või viibivad sihtriigis 7–14 päeva. Et meie valisime siis grupile mobiilsustoetuse ja meid muuseumi kolleegi. Ja kes sinna programmi sihtgruppi siis kuuluvad, on siis loomulikult alates 18-aastased inimesed ja nad võivad olla kas siis loovisikud või kultuuritöötajad, selles suhtes cultural professionals. Ja valdkonnad, mida selle alt toetatakse, on arhitektuur, kultuuripärand, disain, mood, kirjandus, muusika ja etenduskunstid. Kuidas meie selle taotlusvooru info leidsime? Selle info leidis tegelikult meie direktor Heli ja ta ütles, et ta lihtsalt nägi internetis kuskil seda taotlusvooru. See tundus talle nagu huvitav. Ta töötas selle läbi ja sai aru, et see on see koht, kus me võiksime vähemalt ikkagi küsida. Ja mina lubasin hakata nii-öelda projektijuhiks ja olgu siis ka öeldud, et seda toetust ei saa taodelda organisatsioon, et mina esitasin selle ikkagi eraisikuna, aga selles suhtes me nagu esindasime linnamuuseumi, et see projekti idee, mis meil oli, on ikkagi seotud selle avatud hoidla ehitamisega. Ja projekti taotlus tuleb esitada omaette veebikeskkonnas. Minu arvates see ei olnud keeruline, aga võib-olla on ka see, et mul on piisavalt palju kogemusi projektide kirjutamisega. Loomulikult see kõik on jälle inglisekeelne, aga mul tundus, et see oli piisavalt lihtne, et see ei ole midagi keerulist. Mida selle taotlust kirjutades, mis mulle oli üllatus, oli see, et me pidime hästi palju lisadokumente panema, et 5 inimese CV-d koos motivatsioonikirjaga, siis kõikide ID-kaardi koopiad ja väljavõtted ka rahvastikuregistrist, sest me pidime tõendama, et me oleme nagu Eestis resideeruvad need kultuuriprofessionaalid. Ja loomulikult ka portfoolio sellest oma projektist. Ma eeldan, et see portfoolio mõte tuleb sellest, et need ülejäänud, ütleme, valdkonnad ongi mood, muusika, arhitektuur, et tõenäoliselt sealt on hästi loogiline, et kunstnikud või esitavad oma portfoolioid. Ja mis hästi oluline on see, et teil peab olema nii-öelda siis see vastuvõttev organisatsioon ja vastuvõttev organisatsioon peab tegema ka kinnituskirja selle kohta, et jah, just need 5 isikut tulevad, jah, just sel teemal me nendega koos töötame ja just sel perioodil. Et tegelikult ausalt öeldes me esimene kord oma taotlust esitades sellega läksimegi alt, et mina lisasin ainult nii-öelda meie e-kirja vahetus, et jah, umbes me oleme nõus ja aga Goethe instituudi nii-öelda see meeskond on hästi nagu vastutulelik ja nad ütlesid kohe, et tegelikult teil on piisavalt hea projekt, et palun esitage nüüd järgmises Open Callis see uuesti. Ja siis mul oli juba väga õigeaegselt digitempliga varustatud kiri olemas. Aga kuhu meie siis võib-olla sellest Goethe instituudi meeskonnast ka, et siis kogu see nii-öelda küsimuste ja vastuste nagu asi toimub seal samas keskkonnas, kus ka seda projekti kirjutatakse, et sul jääb maha kogu see logi, mida sa oled saanud, et Sille vihjas ka enne siin, et sellele, et hästi palju suhelda või nagu küsida rahastajalt neid kontakte, et see oli tõesti see hea asi, mis seal väga hästi toimis. Aga mille jaoks siis meie oma mobiilsustoetust kasutasime, oli see, et meie sõitsime Antwerpenisse, Massmuuseumisse,
kus on olnud üle 10 aasta siis avatud nende avatud kogud ehk visible storage. Ja kuigi meil oli mõte minna ka Rotterdami depoosse, siis nüüd me olime kindlad, et tegelikult me tegime nagu õigema valiku just seetõttu, et Massmuuseumis just need avatud kogud on olnud nagu pikemaaegsemalt töös, et tõesti küsida nende kasutaja kogemusi. Ja olgu ka see ära öeldud, et selle projekti raames tohib olla ainult korraga ühes riigis, et nad peavad tegelikult seda projekti totaalseks rikkumiseks, kui sa sealt riigist lahkud. Et lihtsalt, et hoiatan, et seetõttu tasub endale see organisatsioon valida, kelle juures te tahate olla 7 kuni siis 14 päeva. Ja meie olime ainult 7 tööpäeva või 7 päeva, sest see tundus meile täitsa piisav ja me saime nagu nii-öelda seda töövarjutamist Massmuuseumis teha. Aga loomulikult me enne seda olime vahetanud piisavalt palju e-kirju ja teinud ka ühe veebikoosoleku Mass-kolleegidega, et paika saada see 7-päevane töögraafik nagu. Sest etteruttavalt olgu öeldud, et kui ma aruannet kirjutasin, siis nad tahtsid ka meie ikkagi kontaktisikuid ja nende andmeid saada, et minu teada nendega küll ühendust ei ole võetud. Aruandesse selles suhtes Mass pidi ka jälle andma kinnituskirja, et me oleme seal viibinud, aga nad veel võtsid kontakte lisaks, et igaks juhuks vajadusel kontrollida, et kas me oleme tõesti teinud seda, mida me oleme lubanud. Mis veel selle programmiga kaasas käis, oli see, et me pidime tegema põhimõtteliselt iga päev ka sotsiaalmeedia postitusi ja seda me siis tegime nii eraisikute kui ka linnamuuseumi alt. Et see on ka selline visuaalne tõestus sellest, et me oleme kohale jõudnud, me tegutseme. Ehk siis nendele inimestele, kellele võib-olla sotsiaalmeedias oma elu eksponeerimine ei sobi, et siis sellele tuleb siiski arvestada. Et selline oluline nüanss. Ja kui me seal Massmuuseumis tõesti koha peal olime, siis mis me sealt iseenda jaoks väga suure õppetunnina kaasa tõime, oli loomulikult me viibisime erinevatel koosolekutel, meil olid erinevad ekskursioonid, aga et me reaalselt saime nende avatud hoidlas teha külastajatele nii-öelda küsitlust. Ja selle küsitluse tagasiside me andsime nii Massile, aga võtsime sealt ka iseendale just kaasa selle, et kuna üks küsimus oli, et mis teile mis teile ei meeldinud ja mis teile meeldis, eks ole, et siis sealt koorusid välja nii-öelda nüansid, mida meie saame endale arvestada, kui me hakkame tõesti seda hoidlat ehitama. Võib-olla veel meie rahastusest, et kui eelarvet tehes, et seal sees on siis 2 põhiasja. Üks on need nii-öelda päevarahad ehk daily allowance, aga see siis sisaldab tegelikult nii ööbimiskulusid, igapäevast toitlustust ja kohalikku transporti. Ja lisaks päevarahadele on siis nii-öelda rahvusvahelised transpordikulud. Ja kui te lähete koha peale, siis nii-öelda see päevaraha on 75 eurot. Ja siis on neil veel lisaks sellised ekstra asjad, mida nagu mõned ma toon välja, et kui te otsustate siit Eestist näiteks sõita Kesk-Euroopasse autoga, siis selle eest te saate lisaks nii-öelda Green Mobility top-upi, sellepärast nad igatahes soosivad seda, et selliseid pikki otsi, kas tehakse rongiga, bussiga või autoga. Ja grupi puhul on see tegelikult ju väga tervitatav. Meie kõigepealt küll taotlesime seda Green Mobility top-upi, aga siis me saime lõpuks aru, et me 11 päeva ikkagi kodust eemal ei saa olla. Me arvestasime, et kui me 7 päeva oleme koha peal, siis 2 päeva läheb sinna sõiduks ja 2 tagasi, et seda tundus liialt palju.
ja siis me lihtsalt loobusime sellest. Ja näiteks sellist asja isegi ei pea seal vahepeal teada neile andma, et otsustasin auto asemel lennukiga minna, et see lihtsalt tuleb aruandesse ära tõestada. Et mulle nagu tunduski, et siis, kui su projekt oli nagu heaks kiidetud, et siis oli hästi palju nagu vabadust. Noh, neil on küll handbook ka, mida jälgida ja üsna hea handbook, aga just see, et nii-öelda see rahastus saada, et see oli vaja ära saada. Ja siis näiteks oli seal ka eraldi top-up selle kohta, et kui sul on alla 10-aastane laps kodus, et siis sa saad lisatoetust, et kui sul on vaja umbes nagu lapsehoidjat või sellist. Et üsna peresõbralik toetusvoor. Oma finantseeringu kohta, kusjuures seal ei ole nõuet, et see sul peab olema, et kui sa saad selle 75 euroga päevas hakkama, siis oled alati teretulnud taotlema, aga see võis olla. Mis piirang ainult oli, et kuna seda taotlusvooru nii-öelda või rahastus tuleb Euroopa Komisjonist, siis sa ei saa samal ajal sarnase projektiga olla taodelnud mingit muud Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni antud rahastust või ühesõnaga sarnastest taotlusvoorudest. Sihtriigid, kuhu selle Culture Moves Europe'i raames sai minna, on põhimõtteliselt kõik Euroopa Liidu riigid. Ei laienenud siis Euroopast väljapoole, loomulikult ka UK-sse see enam ei laiene, et nad ei olnud nagu paindlikud selle koha pealt. Nagu ma ütlesin, ma tegelikult tegin selle taotluse eraisikuna. Kui see vastus või positiivne vastus oli tulnud, siis sõlmiti minuga leping, aga kuna tegemist oli grupi mobiilsusprojektiga, siis selle lepingule tegelikult kirjutasid alla nagu kõik grupi liikmed. Kui positiivne vastus on tulnud, siis laekub ka 60% rahastusest ja põhimõtteliselt sa saad kõik oma kulud siis ära teha, mis sul selle raames on vaja teha. Sõidupileti, tööbimine, niimoodi. Mis veel? Aruandluse jaoks, kui tegelikult ütleme projekti kirjutamise jaoks kulub aega, siis ma peaks ütlema, et aruandluse jaoks ka selle projekti raames läks siiski aega, sest hästi palju tšekke ja pileteid sai skännitud. Et see oli neil juba alguses sees, et nii-öelda põhiline aruandlus selle kohta, et sa pead tõestama, et sa oled seal kohapeal viibinud. Ja selle jaoks nüüd ütlesid, et palun kõik toidutšekid, mis teil on olnud, kohaliku transpordi kasutamine. Loomulikult sa pidid ka näitama, kus sa oled ööbinud ja mis lendudega sa oled kohale jõudnud. Ja ka pilte pidi panema, aga seal oli umbes 5 pilti. Ehk siis jälle taaskord, et see on nagu ala praktikatel viibimistel, et ära pildista nagu teisi, vaid peasi, kindlasti vaata, et sa ise enda piltide peale jääksid. Sest nii sa saad tõestada, et sa oled koha peal viibinud. Mis siis veel oli, et kui sa oled, nüüd ma ei tea, nüüd algab uus taotlusvoor, aga muidu ühe taotlusvooru raames sa saad ainult üks kord taodelda seda projekti, et hiljem sa ei saa enam taodelda, et isegi kui sa oled käinud algselt grupiga, siis hiljem sa ei saa seda individuaalset mobiilsust taodelda. Aga ma ütlen, et ühesõnaga see tegelikult nii aruande kui ka taotluse kirjutamine ei olnud keeruline ja ma peaks ütlen, et see oli väga hea kogemus. Ja tegelikult mingil määral selline oivaline võimalus ja oivaline rahastus, mida ära kasutada. Just sellisel juhul, kui te teate, et teil on mingi projekt või mingi idee, mis vajab laagerdumist või vajab nagu sellise sarnase kogemuse saamist kuskil välismaal, sest jah, see miinimumaeg, kui te seal viibite, on 7 päeva. Ja kuna meil oli nüüd nagu üks koostööpartner, siis ma jään võib-olla selles osas vastuse võlgu, et kui valida näiteks mingi riik X, et
kui palju teha seal koostööd nagu mitme muuseumiga, aga noh, igatahes pigem olla selle ühega see põhipartner. Ja ma ütlen, et mul võib-olla rohkem ei olegi, aga ma ütlen, et muuseumi töötajate jaoks tegelikult ideaalne võimalus ja meie nii-öelda oma profiililt me täitsa sobime sinna taotlusvooru. Et kui teil on küsimusi, siis küsige. Aga ma alustan, Maris, esiteks suur aitäh sulle. Väga hea, väga kasulik, väga põhjalik ettekanne. Aga mul paari asja tahtsin veel täpsustada, et sa mainisid, et sa pidid esitama portfoolio. Ma tahaks rohkem teada saada, mis see portfoolio oli siis selle projekti kohta, mida nad silmas pidasid. Ja siis teine küsimus, mis siis on selle põhjal, on kui detailne see projektiplaan oli, mille sa pidid esitama juba siis selle taotluse ajal. Et näiteks sa ütlesid, et saite teha külastaja uuringut, et kas sellise detailini pidid kõik asjad juba olema välja toodud? Ei, kui ma alustan teisest küsimusest, et tegelikult meil põhimõtteliselt seda projekti esitledes ma eelkõige kirjutasin meie ideest, et me tahame seda uut avatud hoidlat ehitada, et mis meid praegu nii-öelda, või ühesõnaga, mis meie suur siht on, meie suur plaan, mis olukorras me praegu oleme ja põhjendasime, et miks me tahame minna Antwerpenisse, et mida meil just sealt nagu õppida oleks. Ja nii täpselt ma seda töövarjutamist kirja ei pannud ja ala küsimustikku. Nii et pigem oligi see, et meil on temaatilised kohtumised umbes digivaldkonna inimestega, kuidas sealne muuseum, sest tegemist oli linnamuuseumiga, et kuidas sealne linnamuuseum töötab kogukonnaga, kuidas avatud hoidlas on näiteks haridusprogrammid. Et pigem jah, sellist üldist laadi, aga siiski valdkondliku täpsusega, sest et see küsimustiku mõte tuli meil pigem siis, kui meil oli nagu selgeks saanud, et me sinna Antwerpenisse läheme ja siis me hakkasime detaili minema. Aga noh, aruandesse sai siis hiljem suht nagu detailselt paika. Portfoolio sisaldas ausalt öeldes seda, et ma hästi palju pilte lisasin meie hetkeolukorrast, et umbes mis see Tallinna linnamuuseum on, millised meie hoidlad praegu välja näevad. Selles suhtes, et noh, meil on häid näiteid, noh, et ka praegu meil on ju avatud hoidla ja kirjeldasin olukorda, et miks meie praegune avatud hoidla töötab hästi. Ja siis põhimõtteliselt olid mõningad visioonipildid sellest, kuhu me tahame oma avatud hoidlaga jõuda ja umbes, et mida me seal majas veel tahaksime näidata. Et noh, selline natuke selline unistuste nagu pood oli. Ja nagu hetkeolukorra kirjeldus pluss siis, kuidas jõuda punktist A punkti B. Jah, et okei, seal mul isegi oli üks AI pilt kasutatud sellest, kuidas me näeme ette meie avatud hoidlat. Et jah. Nii, kas kellelgi teisel on ka küsimusi? Ma ei taha üldse seda eetriaega ära võtta teilt. Kuigi taaskord teki selle projekte, millega ise võiksin isegi sinna taotluse esitada. Erarahastuse teemadel. Hakkan mõtlema, et ma loodan, et ka teistel sündis mõtteid sellest esitlusest ja Sille esitlusest. Nii, annan siin veel mõlemale aeglasemale reageerile, kui tekib veel mõni küsimus. Et võib-olla ei tasu ka siit nagu ära ehmuda, et see periood, see 7 päeva, mis on miinimum, nagu tundub üsna pikk, aga noh, sellest saab tõesti enda jaoks teha maksimumi. Et me küll omavahel naljatlesime, et huvitav, et kas me nagu Euroopa mingi tööseaduste õigustega vastuollu ei lähe, et tegelikult peab iga 5 päeva tagant nagu puhkama 2 päeva, aga siis saime hakkama sellega. Aga kas teil oli siis mõelda, et laupäev-pühapäev on siis ka sees, et see on 7 päeva siis? Ja, no tegelikult nädalavahetustel oligi meil see küsitluste päevad ja siis 1 päev ka nädala sees. Et no just saada ka see vahe, et kes käivad seal nädalavahetusel
ja kes nädala sees. Silja, sa tulid eetrisse, kas tahtsid midagi veel lisada või? Ei tahtnud. Ei, lihtsalt olen olemas veel. Väga kena. Et kui veel on küsimusi ja ma panin siia chati teile ja ma saadan emailiga ka, et ma teen peale iga seda meie vooru infotundi saadan laiali küsimustiku, et see on hea võimalus teile anda tagasisidet. Eelmine kord ma sain ainult 2 vastust, kui osalejaid oli vist 50, et selle põhjal ma eeldan, et kõik on väga hästi ja jätkame nii, nagu me oleme jätkanud. Aga kui keegi tahab midagi teistmoodi, teistsuguse esitlusi, teistsuguseid teemasid, siis ainuke võimalus mul seda teada on, kui te mulle teada annate. Jaa, aga selge. Tundub, et rohkem praegu küsimusi ei ole, aga Sille ja Maris, suured tänud veel kord. Tõesti, minu meelest väga-väga kasulik mulle endale ja ma loodan kõikidele teistele samamoodi. Jah, Nii et aga ilusat päeva jätku. Ilusat suve. Nägemist. Nägemist.